tere Marko! Teisipallurid tulevad puhkuselt tagasi. Kuidas puhkus möödus? Puhkus möödus, ma arvan, et nii nagu puhkus välja peab nägema, et peale viimast mängu tegime sellised kahenädalase pausi seal jõulud ja aastavahetuse ja siis peale uut aastat alustasime treeningutega. Mehed terved, kõik korras? Mehed on kõik terved ja korras, jah. Meistriliigas jääb mängida nüüd 4 viimast mängu. Kehra ja veel 3. Kehra tuli vana aasta lõpus karikavõitjaks, võideldes Põlva vastu võidu välja, näidates sellega oma sisu. Kas nad nüüd on hirmsamad vastased kui enne? No, ei oska öelda, et ega hirmsamad on, aga noh, karikavõit on karikavõit ja eks see midagi ikka näitab selle võistkonna kohta. Eks need ees olevad mängud näitavad, kas nad on nüüd hirmsamad või suudame meie ka nendega mängida. See on küllaltki otsustav mäng kolmapäeval selles suhtes, et välistada 4. jäämine meistriliigas, mis tähendaks automaatselt poolfinaalis vastakuti minekut Servitiga. Noh, kui sa nüüd siin eelmises küsimuses küsisid, et kas nad on siis hirmsamad, et noh, kui Kehra võitis Põlvat karikafinaalis, siis järelikult võib ka Põlvaga mängida. Aga iseenesest jah, meie miinimum eesmärk on ikkagi hetkeseisuga saada 4 aastat. See oleks hirmus, kui me jääksime 5. või 6. Et mitte nagu poolfinaali saada. Nii, ja nagu ikka, üks nädal 3 mängu. Laupäeval, pühapäeval tulevad leedulased. Laupäevane vastane Alitus on Leedu liigas 2. tabelireal. Balti liigas jälitab meid, olles 8. Tead sa sellest vastasest midagi täpsemalt? Ma ütlen niimoodi, et ega see selles mõttes, et on nagu hea, et me saame nüüd jälle selle Balti liiga alustada üle tükki ja mängida ka nagu leedukatega jälle. Eks vahepeal pidime mängima kõik need omavahelised mängud siin ära, et eks tänu sellele on meiega see graafik selline, et meie oleme siin, kui teised on juba mänginud 2 mängu, siis meie alustame alles nüüd järgmisel kolmapäeval. Aga otseselt, kuna neil oli ka seal suhteliselt tükk aega ja päris paus, siis ma ei ole otseselt praegu seda Leedu liigat nagu jälginud. Eks tuleb selle aja siis natuke nagu sorida seal kuskil interneti avarustes ja leida mingit mängupilti ka nendest. Ja pühapäevane vastane Svesa on Leedu liiga liider ometigi. Nende esimene või eelmine külaskäik Keistimaale lõppes kaotusega Tapale ja võiduga Servitile. Jah, selline väga mitu aastat kokku mänginud võistkond juba muutusid suures laias laastus ei ole olnud. Nende tegemist mulle nagu rohkem jälginud kui seda liitust, kuna nad mängisid ka eurosarja seal. Samas jällegi jah, et Tapa suutis neid võita seal, nemad jälle Servitit, et päevad ei ole vennad. Aga kindlasti nagu ma usun, et on meil omad võimalused. Järgmine nädal siis 3 mängu. Mitme punktiga nädala lõpuks rahule jääd? No, hea küsimus. Ega päeva lõpuks oleme kõikide punktidega rahul. Iseasi on see, mida me nagu ootame või loodame. Aga noh, kui me isegi suudaks selles mõttes, kui üks on nagu meistriliiga võistkond sealt võidu võtta ja nädalavahetusest ka 1 võidu, siis ma arvan, et see on juba päris hästi. Aga kindlasti ideaalis on ju meil võimalik saada 6. Aitäh!